Antsla ja Urvaste vallas läbi viidud rahvaküsitlusel toetasid elanikud 2 valla ühinemist ning enamuse soovil saab ühendomavalitsuse nimeks Antsla vald. Küsitlus toimus eelmisel nädalal ja üllatavalt palju rahvast võttis vastu, keskmiselt 15% hääleõiguslikest inimestest. Ehk siis kui mõnedes kohtades on see küsitlus jäänud niimoodi, et kus rahvas on käinud ainult 1% osalusega, siis meil tõesti rahvas tundis huvi. Esimene küsimus oli, kas Antsla ja Urvaste valla ühinemisleping tuleb heaks kiita, ehk siis Antsla ja Urvaste vald liita. Ja sellele rahvas ütles selge sõna jah, et 525 ütles jah ning 93 oli vastu. Nüüd nime küsimus on natuke keerulisem, sest et tavaliselt on inimestel valida 2 ebameeldiva vastuse vahel. Seekord oli 2 head vastust, oli kas uueks omavalitsuse nimeks Antsla või Urvaste ja nii nagu oli ka eelnevalt arvata, siis Antsla vallas eelistati Antsla nime ja Urvastes eelistati Urvaste nime. Ja järgmine nädal 21. detsembril siis me ühisvolikogudel peame selle asja ära otsustama ja nii nagu me eelnevalt oleme nagu kokku leppinud, siis see, kes saab enamus hääli selle nimiga siis tuleb ja praeguse seisuga on selleks siis Antsla nimi, kuna Antsla sai siis 397 häält ja Urvaste 222 häält. Kas see nüüd natukene ebavõrdne võistlus ei olnud, et Antsla on ju teadupärast suurem vald kui Urvaste? Jah, no nii ongi jah, et ega siin, aga kuidas teistmoodi oleks teha, et arutlesime nii ja teistpidi, aga kui me selle nagu niinimetatud juhtkomisjoniga arutlesime seda ja leidsime siis, et küsime rahva käest ja selle tulemuse pealt siis volinikud ise siis hääletavad, kuidas nad siis arvavad, aga nii nad on jah, et sellist muud varianti ma ei leidnud, kuidas siis seda rahva arvamust teada saada, kui lihtsalt inimeste käest küsida, mida arvatakse. Mõeldi ka sellele, et üldse uus nimi vallale vaadata, Lääne-Võrumaa, Ida-Valgamaa. No olid sellist juttu oli, aga see ei jäänud kunagi kõlama, sest et Lääne-Võrumaa või Loode-Võrumaa üldiselt neid ei eelistata nimekomisjonides ja see kaotaks üldse nagu sellise koha tunnuse ära nii Antslale, Urvastele, kõigile kaotaks üldse selle nagu tunnuse ära, et räägiti ka Hauka nimelisest võimalusest, aga see ka ei jäänud üldse kõlama, et meil olid 2 head nime, Antsla ja Urvaste. Liitnime ei pannud, Antsla Urvaste? Ka sellest oli juttu, aga ka see on algusest peale maha laidatud, et nii üle-eestiliselt kui ka on öeldud, et nimekomisjonid ja need soovitused, et sellised liitnimed ei ole väga head ja ka meile see nagu ei sobinud see liitnimi kuidagi. Kuna ühineval vallal jääb seadusega nõutud 5000 elaniku piir ületamata, tuleb valitsusel otsustada, kas uus Antsla vald sundliidetakse või antakse sellele eluõigus ka väikevallana. Kõigepealt uus valitsus on öelnud, et me soovime punkt 1 anda rahalise baasi omavalitsustele, punkt 2 anda ka ülesanded ja sisu, seda on koalitsioonileppes, oleme seda täitnud. Nüüd küsimus selles, et kas haldusreformi me pöörame tagasi, ei, me ei pööra seda tagasi, aga tõesti on õigus alati Vabariigi valitsusel teha oma kaalutletud otsus või oma lõppotsus ja me olen öelnud, et kui 50 või 60 inimest on näiteks puudu, siis see ei saa olla põhjus, et me teeme geograafiliselt absurdseid omavalitsusi. Kas 5000 inimest saadakse kokku? Jääb puudu natukene alla 5000. Aga see on üks selline lubadus, et meil käis presidendikandidaat Mailis Reps juulikuus siis Mihhail Korbiga Antslas ja siis muu jutu juures nad siis ka, et Mailis Reps on kõige parem presidentkandidaat, muu jutu juures ütlesid, et juhul kui nad valitsuse saavad, siis see 5000 ei ole mingi number. Ja nüüd juhtuski niimoodi, et nad mõlemad on valitsuses ja üks vastutab konkreetselt selle teema eest ja teine kaudselt. Ja eelmisel reedel ma kohtusin mõlema ministriga, meil oli kohtumine ja muude teemade juures tuli ka siis see 5000 jutuks ja nad kinnitasid, et olulisem on ikkagi see omavalitsuse jätkusuutlikkus, mida nad ka väga täpselt ei defineerinud, aga ütles, et Antsla Urvaste liitumisel on seal sellises tänapäeva mõistes selline jätkusuutlik omavalitsus olemas ja nemad seda sundliitmist Antsla osas rakendama ei hakka, et nad leiavad sellise võimaluse seadusest. Et Eestis on ka teisi kohti, kus on täpselt niimoodi, et näiteks Kanepi valdki, et seal on ka mõnisada inimest, võib-olla jääb puudu, võib-olla ei jää puudu, et sellised loogilised omavalitsused, et nad ei hakka seal sundliitumist taga ajama, et nii oli nende sõnum reedel. Aga poliitikute jutt on nii nagu on.